Algab juba homme hooaja esimese etapiga Tallinnas. See on lihtne mäng, mida võivad mängida kõik soovijad ja millega on võimalik isegi raha teenida. Homme läheb lahti. Sprite tänavakorvpalli igasugune sari, mis tiirutab tänavu lisaks Tallinnale Tartus, Rakveres, Pärnus ja Otepääl. Tänavakorvpalli on mängitud Eestis juba 18 aastat ning jätkuvalt meelitab see kohale sadu korvpallisõpru igas vanuses. Mängima ootame siis alates 12-aastastest poistest kuni meistriliiga meesteni, et sel suvel on lubanud isegi Martin Müürsepp tulla kohale vähemalt ühele etapile. Aga me teame, et väga mitmed teisedki näod Eesti meistriliigast annavad ennast sel suvel märku ja eks me esimesi nägusi näeme juba homme Tallinnas. Eestis on välja kujunenud ka oma päris streetballi harrastajad, kes keskenduvadki rohkem ainult väljas mängimisele. Kui ilma on, mängitakse kas või päev otsa ja midagi jääb külge ka, nagu näitas täna Vabaduse väljakul alatipp Artur Kuusmets. Miks sa mängid tänavakorvpalli, miks see hea mäng on? No esiteks see, et on väljas, kõik sõbrad on kohal, muusika, võib kõike seda teada, mis sa tahad. Aastatega on muutunud sari ahvatlevaks ka auhinna laua poolest. Siin rääkija mängis tänavakorvpalli 10 aastat tagasi ning suurim auhind, mis õnnestus saada, oli Hiiu kalurit Raim Tomatis. Tänapäeval on mängus juba päris korralik raha. Sel aastal on tänavakorvpallil, ma arvan, et Eesti suurim spordiürituste auhinnafond, mille selline väärtusrahas on umbes 800 000 krooni. Nii et ma arvan, et kõik, kes palli mängima tulevad ja ka midagi poodiumile jõuavad, et siis neil on ka nägu naerul ja kalakonserve lähevad ostavad selle eest. Homne esimene etapp toimub Mustakivi keskuse parklas, kuid suvi lõpeb 13. augustil just Vabaduse väljakul Baltic Open turniiriga, kuhu tuleb võistlejaid 10 riigist. Tänavakorvpall on selles mõttes lihtne mäng, et seda võib mängida igaüks ja igal pool, nii et andke minna. Väga osav.